Arvi Aavik, Eestit 2 olümpial esindanud maadleja ja oled siin Tallinna Openil kommenteerimas nüüd seda võistlust, et räägi, kui suure võistlusega on Euroopa kontekstis siis tegu? No nii palju, kui ma olen kuulnud juba seda infot siit kõrvalt, siis vabandust, on see Euroopa üks suurimaid võistlusi ja mitte vist, vaid see on päris kindlasti oma suuruselt kõige suurem. Ja kui vaadata, kui palju siin isegi matte maas on 12 matti, mis on 16 või? 16 matti. Tõsiselt 16 või? Siis see räägib iseenda eest. Seda ei ole mitte kuskil, see on ainult siin Tallinnas ja on ülimalt kihvt, et Vello Leitamaa on võtnud selle asja ikkagi enda kätte ja viinud selle Euroopa number 9 võistluseks. Räägi, mida sa siin võistluse juures lisaks nüüd kommenteerimisele veel teinud oled, et mõne meeskonna siia toon suhtlusel kaasa aitanud, et millised rollid sul on veel olnud kanda? Jah, kuna on väga head suhted just Peterburi võistkondadega, nii mis puudutab poisse kui tüdrukuid, siis ma olen aidanud neil siia tuua ja kogu see informatsioon, mis käib ja kogu see andmevahetus, mis käib nende vahel, on käinud osaliselt läbi minu. Et rõõm oli neil täna vastas olla ja tuua nad siia. Kuivõrd suur huvi on just võib-olla siis Peterburi maadlusklubide hulgas ja kes siin täna on? Oskad sa ka välja tuua maadlejaid või treenereid, et keda võiks inimesed teada ja keda siin nimetada? No, kes on Peterburis siin, on Venemaa esimese ja ka ainukese naisolümpiavõitja treener. On Dmitri Mihhailovitš Kertšegela, kes on siin ja selliseid inimesi väga tihti me siia enda juurde ei näe tulemas. Aga kuna ta enda spordikool on esindatud siin ja mis näitab ka nagu seda nende huvi selle võistluse vastu on see, et kui eelmisel aastal oli nende koolist 3 tüdrukut, siis see aasta tuldi juba 17 tüdrukuga. Et see on väga suur vahe ja see näitab seda huvi selle võistluse vastu. Kuivõrd palju oled sa kursis üldse siia võistlusele tulijate ja nende nimekirjadega, et osad riigid on tulemas ka oma selles nagu esinumbritega ja koondistega, et palju sa oled jälginud? Ma olen natuke kursis Kasahhi võistkonnaga, just poistes Kreeka-Roomas, kes olid 2 nädalat eelnevalt siin laagris ja keda ma nägin siis korrus 3 treenimas. Nende puhul on tegemist väga hea võistkonnaga, kus on esinumbrid, seal on üks juunioride maailmameister, medalivõitjad MM-ilt ja EM-ilt. Nii et ma arvan, et erinevatest riikidest tuleb siia kokku päris häid maadlejaid. Mida see tähendab Eesti maadlusele? Eesti maadlusele tähendab kõigepealt peeglisse vaatamist. Et kus me siis saame näha, kus kohas me asume oma maadlusega. Nii tüdrukutes, vabamaadluses kui Kreeka-Roomas. Olid ka nüüd siin paar nädalat tagasi Põltsamaal naiste maadluslaagris, mis oli selline suurem esimene omataoline, seal oli 40 tüdrukut üle Eesti koos, et kuidas teil läks ja milline mulje sulle sellest jäi, et osad tüdrukud on ka siin, et hakkad neile kuidagi võib-olla ka eriti tuliselt kaasa elama? Vaieldavalt ma elan tüdrukutele kaasa. Ja see, mis puudub seda laagrit üldse, siis kõigepealt mega thanks Johanna Kikasele, kes võttis seda asja vedada. Meil vedas sellega, et Eppmäe on just praegu siin ja ta sai selles kaasa lüüa. Ja sellele, et Epul on, mitte Epul, vaid ka Epul ja Johannal on lahedad sõbrad, kes tulid selle asjaga kaasa. Nii et selles laagris sai näha väga häid treenereid, tüdrukuid, saime ise näha, kuidas nad on, milline on nende tase ja see koos olemine, see juba tekitas tüdrukutes sellist elevust, et ma arvan, kui nad läksid tagasi koju, siis kindlasti nad rääkisid oma sõbrannadele, et me olime laagris, et see oli mega kihvt, mis tekitab omakorda jälle seda, et tüdrukud võib-olla tahaksid rohkem trenni tulla.
mida maadlus kui võib-olla trenn ühele noorele eluks kaasa annab? Lihtsam küsida, mida ta ei anna. Et kõike, distsipliini, seda, et sa suudad ennast kokku võtta, seda, et sa suudad otsustada mingite asjade vahel, kas teha nii või teha nii elus. Seda, et kui on kuskil kohas raske, sa ei jäta seda lihtsalt, vaid vaatad seda võib-olla teise pilguga ja lähed mingi laheda lahenduse peale. Täpselt nagu maadluses. Et kus on olukorrad on väga erinevad ja sa pead kiiresti otsustama ja sellest sõltub see, kuidas see matš hakkab edasi minema. Kui inimene, kes võib-olla ei ole maadlusega kursis, kas sa soovitaks Tallinnasse seda maadlust võib-olla ka koha peale, kellel on võimalus vaatama tulla, et kas see maadlusvõhikule on ka põnev? Ma arvan, et inimene, kes pole kunagi maadlusega kokku puutunud, nii kas siis pereema või pereisa kuskilt või vanaisa või vanaema kuskilt, kes tuleb siia, ta saab kogeda iseenda peal midagi sellist, mida ta pole kuskile enne näinud. Ja see rahva hulk ja see osavõtjate erinev vanus, mis ju hakkab pihta kuskilt, ma ei tea, kas 5 või 6 aastast ja siis ülespoole kuni 20 aastani välja, on selline, kus sa näed neid pisikseid maadamas, kes kaaluvad alles 20 kilo ja millise innuga ja millise sellise pühendumisega seda kõike tehakse. See võib tekitada seda, et nad lähevad koju ja võib-olla räägivad ka oma lastele sellest. Ja ma soovitan kõigil tulla siia tegelikult seda vaatama. Sellepärast, et paljudele võib see sobida. Paljudele sobib mingi muu ala. Aga selleks, et sellest aru saada, peaks seda nägema korra. Ja see on suurepärane võimalus tulla siia ja seda vaadata ise. Suur tänu ja palju edu!